kohe on algamas Eesti meistrivõistluste 2019. aasta viimane etapp järjekorra numbriga 52. Saaremaa ralli. Ja kui me vaatame nimekirja, siis nimekirjast me leiame väga huvitavaid ekipaase, kes stardib esimest korda, kellel on paus olnud. Ja praegu me räägime Sigmar Tammemäega, tere, ja Arno Kuusega. Tervitus. Sigmar, no sa oled ikkagi kuulsam mees autokrossidel. Võib ka nii öelda. Arvestuses kass 53. Alustame siis vast sellest, et mitmekordne Eesti meister sa üldse oled? 6-korne Eesti meister klassi 53 klassis. Ja kuna sa sõitsid üldse krossi viimati? Mõned aastad tagasi sai veel proovitud mingid teatud etapid, aga mitte terve hooaega. Oota, ma hakkangi küsima sellepärast, et ma tahan teada saada, kui palju sul roostet sõitudest on. Ja räägime nüüd sellest, et kui palju sul on kogemust juba veoka rallit sõita? Rallit on vähe kogemust, aga 2014 sai proovitud Lõuna-Eestit natuke, kus auto ei pidanud vastu, aga sealt järgmine etapp samal aastal oli kohe Tartu ralli, kus sai pedestaalile sõidetud. Ja see koht oli? Kolmas koht. Nii et ikkagi pikk paus on sees? Ikka on, jah, päris ja palju. Kui pikk paus on sees kaardilugejal? Sama pikk, et te nagu koos sõitsitegi. Ja kuidas see otsus üldse tuli? No ma tean, et selle autoomanik Taavi Pindis on tööalastel reisidel, et ta ise ei saanud. Kas sa ise hakkasid seda varianti otsima või sulle tuli Taavi poolt pakkumine, et võiks nagu sellist asja teha? No Taavi mul hea sõber ja me suhtleme tihti ja läks jutuks, et ta vist ise sõitma ei saa, trendib siin kellegi tuttavale välja ja rääkisin seal hindadest, asjadest ja tegin talle pakkumised. Kurat, et nalja pärast ütlesin, et võiks ka proovida. Et ütleme niimoodi, et asi hakkas üldse nagu sõbraliku lööbiga. Lihtsalt lööbiga, jah. Ja siis naljast sai juba tõsine asi. Ja naljast sai juba nii kaugele, et oleme siin. Ja kui pikalt pidi Sigmar sind nii-öelda paluma ja ära rääkima, et jah sõna saada? Ei, ma Sigmarit usaldan täielikult 100% ja eelnev kogemus ka, nii et ma ütlesin korraga, et teeme ära. Aga tulemegi nüüd ralli juurde, teil on legend kirjutatud. Väike kokkuvõte katsetest, pinnakvaliteet, kui katki, kui korras, kui keeruline. Päris jah, see võõras ja see tundub kole, nagu hullem kui mõni krossi rada. Sa mõtled ilmselt seda undva otsa, kus pidid seal tohutud lombid ja järvet olema keset katset. Et jah, väike hirm ikka on, aga eks vaatab. Loodame, et esimesed autod puhastavad tee ära sellest veest, et saab nagu... Põhiasi on 100% läbi sõita. Läbi sõita, et ega nagu ei hakka 101%-ga sõitma, et ikkagi omas tempos tasa targu, et kui tehnika peab, et sõita lõpuni. Ralli.ee loodab, et te saavutate oma eesmärgid. Soovib teile naela kummi, palju ede, suur aitäh intervjuu eest. Tänud sõnad siin. Tänud.